Johanna Kikas, Eesti naiste maadluse eestvedaja. Räägi, mis ülesanded on sinul Tallinna Openi juures praegu siin kanda? Üldiselt ma teen kõike, mida vaja on, ma olen kaalumise juures, ma aitan korraldada asju, ma aitan kas või tassida asju, et ma teen kõike. Räägi, kuidas sa ise ja millal maadluse juurde jõudsid ning mis köitis, mis pani sind selle ala juurde jääma ja nüüd ka seda eest vedama? Maadluse juurde ma sattusin tänu oma treenerile, kes viis mind Põltsamaale maadlusklubi juurde. Ta tuli üks päev võistlustele ja siis ta nägi mind, ma hakkasin silma ja siis ta ütles mulle, et ma võiks maadlustrenni tulla proovima. Ja mul oli kergem minna ka maadlustrenni tänu sellele, et mul olid seal sõbrannad ees. Ja mind hakkas huvitama, sellepärast, et ta oli minu jaoks hoopis teistsugune ja ta paneb mind proovile nii füüsiliselt kui vaimselt. Ja palju muidugi ta annab seda juurde, et sa pead nagu suutma sulanduda keskkonda väga hästi. Räägi, palju siin Tallinna Openil on praegu naisi üldse osalemas ja äkki oskad ka nimetada riike? Naistest on üle 200 osaleja ja 12 riiki. Venemaalt on, Suurbritanniast on, Rootsist, Soomest, Lätist peaks ka olema ja ma arvan, et Valgevenest on ka veel. Kas tead, palju on Eesti tüdrukuid ja kes võiks olla sellised tublimad, keda välja tuua, et äkki on meil lootust ka medalile ja medalikonkurentsis püsida? Ma täpselt arvu ei tea, aga ma loodan, et meid on hästi palju. Aga tublimatest, no kõik on tublid, aga tublimatest on näiteks Victoria Vesso, Nele Truber ja Maarja Plaser. Nemad on praegusel hetkel kõige silmatorkavamad. Sul oli siin mõned nädalad tagasi ka Põltsamaal üks tüdrukutele mõeldud maadluslaager. Räägi natuke lähemalt sellest, et palju oli seal osalejaid ja kuidas läks? Meil läks väga hästi. Tüdrukud olid väga rahul, nad tahavad kindlasti veel laagreid saada, nad olid väga positiivsed, motiveeritud. Mis mulle meeldiski oli see, et nad tahtsid trenni teha, et nad ei tulnud sinna niisama. Ja tüdrukuid oli üle 40 ja kestis 3 päeva, oli 3-päevane laager. Et oligi mõeldud siis tutvustada tüdrukutele, et kuidas nagu see välja näeb kõik maadlus. Räägi veel, et kes olid sul seal abilised ja kaasosalised, et kes veel tüdrukuid treenisid ja palju teid kokku tuli sinna? Üleüldiselt inimesi tuli kokku vist üle 60 inimese tuli kokku sinna laagrisse ja treeneritest oli Epme, kes viis põhiliselt trenni läbi, siis oli Ahto Raska, Arvi Aavik ja siis olid veel oma klubide treenerid olid ka kaasas, et tüdrukutele ja lisaks veel meile nagu abiks. Aga mis selline võistlus nagu Tallinna Open võib-olla meie tüdrukutele kõige rohkem annab sinu arvates? Saab silmaringi, et näidata, tüdrukud näevad, et tehakse ka mujal seda maadlust, et ei ole ainult Eestis, et mingi paar tüdrukut teeb, et tehakse ka tugevamalt ja et see annab neile kindlasti motivatsiooni veel paremini maadlema hakata. Ja kindlasti tüdrukud siis, ma loodan, et võtavad siis õppus sellest, et tugevamalt trenni teha ja et saada tiitlivõistlustele ja et siis juba ka kõrgematele võistlustele, et see naiste maadlusele siis see on üks tugivõistlusi, kus nagu alustada. Annad ka ise tüdrukutele maadlustrenne, et kuhu peaks pöörduma või kuhu saab tulla sinu juurde trenni ning kas sa ootad uusi liitujaid? Uusi liitujaid kindlasti ootan. Treeningu infot saab minu käest, kas siis Facebooki teel kirjutada, telefonid, meili teel.
et põhiliselt niimoodi, et sellepärast, et mul on need treeningajad on erinevad. Kus kohas on Kors 3-s. Kors 3-s on põhiliselt ja infot täpsemalt, mis ajal, mis päeval saab minu käest. Selge, suur tänu!